Aga et jätke hea meelde, et Vaba Tallinna Kodanik on see kaubamärk, milles on, see on vist koos selle Roheliste seltsinguga ainuke Tallinna nimekiri, kes puuduvad peibutuspardid ja muu selline petiste kontsentratsioon. Nii et minu jaoks teeb see valiku lihtsaks. No praegu me oleme küll Mustamäel, aga siit ei jää ka Haabersti kuigi kaugele. Liiklusummik ulatub ju siiani välja. Jah, sellest ristmikust ei ole vist olnud ühtegi valimist, kus ei oleks sellest ristmikust räägitud. Kahjuks on seda kõik lubanud ja Tallinnas võimu teostanud erakond ilmselgelt on näidanud, et ta ei ole suuteline oma lubadusi täitma. No ta ehitab selle asemel Lasnamäele Moskva kiriku. Kahju, asjatu käik. Aga tõesti linna planeerimise ja linna geograafiaga seotud inimesi, kes enda ümber suudaks koondada parteituid asjatundjaid liiklusvaldkonnast, transpordivaldkonnast, on ka jälle Vaba Tallinna Kodaniku nimekirja sattunud, nimetaksin siin Ardo Aasmäed. Vaba Tallinna Kodaniku kandidaadid on kõikidele nendele küsimustele hästi vastanud ja ma kavatsen neid nendel valimistel eelistada ja kutsun kõiki mõtlevaid inimesi samuti seda varianti kaaluma.